Tere hommikust, on laupäev 28. mai ja me valmistume võistlusteks. Siis valmistumine tähendab seda, et ma olen tehnilise komisjoni järjekorras ja kui see on läbitud, siis 11.40 peaks meie trennid hakkama. Sinna on umbes tund aega jäänud, nii et pean seda järtsi siit ootama ja peale tehnilise läbimist on siis vaja ikkagi valmistuda trenniks. It was at this moment that he knew. He fucked up. Meil juhtus väikene väljasõit ja selle põhjustus tegelikult väga lihtne asi. Ma proovisin mitte alla anda pidamisele, vaid tõstes auto jõudlust, ehk siis tõstsime turborõhku. Samal hetkel keerasime natukene amorti egemaks, aga mitte silla kokkujooksu siis vähemaks. Ja see eeldas siis, et esimesse kurvi peab minema veel suurema kiirusega kui enne. Esimesel läbimisel see kõik õnnestus väga hästi ja see oligi väga kiire ja väga äge. Teisel läbimisel läks see selliselt, nagu need pildid ja järgnevad kaadrid siis välja näevad. See oli hetk, kui ma mõistsin, et see auto on täiesti katki selleks ürituseks. Vaatasin väljast, et tagumised amordid on pooleks, veovõll on pooleks, õõtsoovad on pooleks ja kõik muu, mis seal tagaga on. Ma mõistsin, et mu ainuke variant on minna koju ja võtta järgmine auto. Ütlesin raadiosidasse mehaanikutele, et palun vabastage treila ja me peame minema uue auto järgi. Ja täpselt nii see ka läks. Järgmisel hetkel ma pidin küsima nõusoleku peakohtunikult, et saaks starti tulla ilma stangeta. Kuid mu mehaanikud suutsid selle vana stangega korda teha ja me olime valmis siis sõitma kompleksse autoga tegelikult. Ja siit edasi hakkas me teekond kulgema.
täitsa halb värk. Panin normaalselt matsu praegu, või 20 minutit tagasi või 30. Ja nüüd istun siin bussis ja sõidan siis kodu poole, et saime loa peakohtunikult tulla rajale autoga, millel on kompleksust puuduseid, aga luba on antud, nii et loome uue auto. Vaatame, kuidas meil läheb. Siin praegu igal juhul sajab vihma, nii et me ei tea, mis siis meid ees ootab Pärnus veel, et meil on ikkagi ainult 2-tunnine ajapuhver. Päris rets värk, me oleme auto nüüd käru peale pannud ja oleme teel Pärnusse. Kell on 15.11 ja 17.00 hakkab siis vall. Pärnus ei saa vihma, siin Märjamaal, kus me praegu oleme, sajab vihma, nii et vaatame, mis selleks ajaks juhtub, kui kohale jõuame ja igal juhul me proovime anda siis parimana, mis meil üle jääb. E46 lugu on selline, et me oleme selle auto talvel ostnud, kuid me ei ole jõudnud teda valmis teha siis selliseks, et ta oleks meile sobivas seisus Pro-klassis sõitmiseks. Me teeme taga kindlasti modifikatsioonid, et ta vastaks meie enda mõtetele ja praegu me pidid mehaanikud tegema siis selle, et me saaksime tehnilisest läbi. Nad lappisid ära tagastange, tagatule, tagatiiva, panid külge karbikatted ja muud sellised väiksed vidinad. Ja sellega me saime siis lõpuks tehnilise komisjoni poolt hinnangu, et auto kõlbab rajale ja me saime minna sõitma. Sõitmise juures keeruline osa on see, et ma olen selle autoga sõitnud ainult 4 või 5 ringi Pärnu raja peal eelnevalt kuiva ilmaga, mis tähendab, et mul ei ole mitte mingisugust kogemust selles autos istuda. Väga hull ootamine jälle, me valmistume kvallideks ja igaüks saab Bayerani ja siis saab kvalliringi, aga millegi pärast see asi täna kuidagi kohutavalt venib siin. Aga mis seal ikka, me peame ootama ära ja poisid on mul auto valmis pannud, nii et ma pean ainult head sõitu tegema hakkama. Kuidas see välja tuleb, tegelikult pole õrna aimugi.
ehk siis vaatame natukese aja pärast, kui me oleme esimesed ringidki ära sõitnud. Ei, see oli täitsa proovitud. Aga kohe kelavasti tuleb. Kuule, aga mingit teipi või midagi, et ma juhtuma otsad teibiks ära. Rohkem teipi ka.
sinu pandud andeks. Väga kahtlen selles. Kui sulle meie video meeldis, siis ära unusta panna like, subscribe ja muidugi kommenteeri.